jälle te tulete? Mina olen hästi selline inimene. Ma tunnen Peetrit hääletonnilegi, kui ta hakkab vestet ajama või väikest luiskelugu, siis ta hakkab, mina olen... Ma olen väga alalhoidlik inimene. Sellepärast... Peeter, see on ju vale. Ei ole. Sellepärast olen mina juba aegsasti kinni pannud Tali olümpiamängude Bobi 4. viimase mehe. See, kes lükkab selle viimase hoosis. Meeskond on veel lahtine, kuid arvatavasti saab see olema Andorra 4. Bobi. Mina Bobi sõiduga ei ole arvestanud. Mina ainult. No, mulle meeldivad sellised, ma võiks olla, ma arvan, ma teeks ennast mingisuguse laske suusa sprindi teate meeskonda. Märklau. Jah, hoian neid ja tunnet on, kui kõll, lasen alla. Ja pott, siis on möödas. Ma ei valeta, mul on vihjamisi ka, kui ma langen välja selles 4. Bobist. Füüsiliselt langed välja. Siis ma kohe lähen rajale ja hakkan hoidma neid. Tulistage ainult seda. Kuidas see selga käib või? Sealt käib selga nagu sealt ikka. Eest on sinine. Kui on käed niivisi, on niivisi näha, jah? Reisiraadio. Siin on 15 ja selle taga on siis nimi. See on puuvillasärk. Kui ma olin väike poiss, käis isa Taškendis ja tõi koju ühe puuvilla oksa, kus olid valged tupsud küljes. Ja nendest valgetest tupsudest tuleb välja. Teaksegi selliseid särki. Tõeline mees peab hoidma nii käsi. Nagu karistuslöögi jalgpallur. Käed munadel. Ja see, kes lööb, vaatab naerdes nii. See on lihtsalt nii. Ja ma olen seda kehakeelt jälginud ja ma olen tähele pannud, et väga paljudel on sellisel eriti enesekindlal hetkel tuleb see poos, nagu kus hoitakse käsi niimoodi. Ja siis selleks, et need käed lihtsalt niisamad ühelt oleks, siis saigi see varrukate peale kirjutatud Reisiraadio, et oleks nagu inimesed saaksid aru, et kui nad niimoodi seisavad ja siis saab lugeda. Ei, no nii oleks parem. Ja siia paneme sulle valguses ju lihtsalt eraldi. Ma liiguksin ka natukene sinnapoole, see on halb. Ei, sa võid liikuda, aga vaata ära mine ekraani ette. Kas mind võtab see kaamera? Sind võtab sealt need. Inimesel on oluline väli. Kurat, ma olen seda 100 korda jumal küll. Nüüd läks see eetrisse. Televisioon, nagu te näete, on üks suur pettus. Siin kõikidele meestele tehakse nii. Ükskord ma läksin ühele sünnipäevale otse miljonäri salvestuselt. No lihtsalt kiire oli, ma olin juba nagu nii läks jäämas. Ja seal olid sellised väiksed türukud, sellised, 10-aastased. Ja siis nad ikka veerand tundi niimoodi, tükk aega niimoodi järjest ligemale, uurisid. Ja siis lõpuks sosistasid midagi oma emale. Ja siis pärast ema ütles, et kuule, plikad käisid ütlemas, et kas sellel onul on nägu puuderdatud. Jah. Nüüd ongi nägu puuderdatud. Ma tulen pärast, ma panen omale selle teise särgi süda. Väga hea. Tarmo on täna ilusamini kammitud kui teisipäeval. Millal meie jutud otsa saavad? Ei saagi. Siis kui sa suu kinni pane. Kui küsida, millele me ei ole mõelnud, mida kõike Reisiraadiole luua võiks, siis oleks see super, kui meist oleks tegijaid ka. Aga me oleme... Möla peale üles ehitanud kogu selle businessi. See on nii, et ütleme nii, et minu väga armastatud ja lugupeetud õppejõud Tartu kunstikoolis ütles alati, et sa võid igavesti varastada motiivi, aga ideed mitte kunagi. Ajalooline hetk. 2 needi järgi tuntakse ära minu firma. Kui kuskil näete 2 neeti, siis on minu firma. Näe, vaata, mul on püksirihma. 2 neeti, see on minu firma märk. Firma nimi on? Minu firma. Nagu kunagi oli kakao meie mark. Mõtlesin, et paneks minu firma. Nüüd ma paljastan ennast. Ma arvan praegu selle viimase 3 kuu jooksul on olnud ikka suures piiris see Letosvet ja Toiedosta on olnud 2 niisugust. Jah.
viimati minust Tarmo pani seda esimesena või tähele või Tarmo kuulis raadiost, kui Hansapanga kunagine tipppankur Indrek Neivelt ühele väga lugupeetud suurele saalitäiele Estonia kontserdisaalis peetud konverentsil rääkides, mis see täpsemalt oli, see oli mingi suurettevõtetest lahkuvate tippspetsialistide. Kes ei viitsi seal enam jamada ja Indrek Neivelt ütles, et kes ei viitsi, need ettevõtlikud inimesed, kes ei viitsi suurtes firmades enam jamada või nagu nüüd on kombeks öelda, on neil toi edosta. Eks ju? Ja mina lähen, jalutan siia ja olengi siin. Kõige parem viis vaesust varjata on osta väga kallis auto. Ja täpselt samamoodi on ka kõige parem viis näidata, et sa varjata oma lollust, on koolitada kedagi. See käib teie kohta ka? Absoluutselt, mina küll ei häbene öelda, muidugi. Vaata, mis auto on seal. Minu kohta ei käi. Siin ole vaid seal, seisa. Peetril on kompleksid kõige suuremad. Me oleme niisugused vabad, me oleme laval vabad ja üldse nagu elus räägime inimestega, saame hästi läbi, aga Peeter läheb krampi laval alati elus ka. Kui ta hommikul ärkab, ta vahest läheb hommikul nii krampi, et ta ei saa sellest krampist välja. Näe, praegu ta on seal krampis, näed, taub kepi ka lava. Ma sellepärast mõtlen, et siis oleks, ta on kuidagi liikumises, eks ole, vähem staatika. Väga hea, tõesti hea. Et ma mõtlen ka režissöörid ja monteerijad, kogu loomingulise kollektiivi peale. Ei saa kahjuks sind kuulata, see, mis sa räägid, on huvitav. On huvitav, on. Lähme pärast kohvikus, ma räägin sulle otsast peale selle. Ta on kirglik pingutaja, selles mõttes, seda on alati ka saalis vahva näha, eks ole, näiteks alati on ju nii, et eks ole, et mis on huvitavam, kui sa oled näiteks mingil koolitusel, kas mingisugune sükste jooksvate sõnadega, tähtedega, veidrate, keerlevate piltidega selline PowerPoint, eks ole, või näiteks see, et sul on koolitaja, kellel on, ütleme, pole esihambaid või on püksiauk lahti. Minu kompetents on antud ema piimaga kaasa. Mis puutub koolitustesse, kas te olete tihtilugu, jah, te oletegi tihtilugu, kallis vaataja, tähele pannud, et sa ei saa aru, mis on huumor. Sa ei tea, kas nalja tehakse sinu üle. Su elu muutub nukraks. Näiteks me aitasime võita Viktor Laasmäel juunioride Kukkaalu 3. kohal. Vaba vehklemises. Vaba vehklemises. Praegu tundub, see võib olla naljakas teile, sest keegi ei tea Riho Laasmäed. Kreeka-Rooma vaba vehklemine. Aga läheb aeg edasi. Laasmäed on 8 aastane. 12. Tal on paaris arvud ainult. 2, 4, 6, 8. Nüüd ta peaks olla, järgmine nädal peaks saama 40. Nii pikk. Ta on väike, aga väga karvane. Ja sellise... Temal hakkasid karvad hakkasid alt jalgade juurest kasvama niimoodi, et alguses püsti üles poole piki suunas. Mul on läheb alla. Tema vend õppis muide niimoodi lugema, et ta hakkas kiiruga jalakarva niimoodi alla lühkima, siis tekkis säde ja toas läks valgeks ja siis vennad õppisid lugema selles valges. Eesmärk on see, et kui me vahepeal ei saa ka reisiraadiot teha, eks, et siis inimesed saaksid ise oma nendel õhtutil ja pidudel hakkama, eks ju. Ja nad võivad siit teie teadmisega minna ja hakatigi tasakesi proovima, eks alguses oma laste sünnipäeval teha näiteks olla õhtujuhte teha niisuguse nalja, eks ja siis minna juba näiteks abikaasa või seal kellegi pere sünnipäeval ja siis kui ettevõtet ja miks mitte kunagi lõpetada siin samas laval oma sooloõhtuga. Ja kui ta ütleb laval esimesed sõnad, et tänu Kreisi raadio huumorikoolitusele on siin täna saalid täis Tartus, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, eks ju, ja mina tulen ja teen ja kõik on tore ja huvitav. Võt siis mina julgen öelda, et minu teatud missioon selles Kreisi raadios on tõesti täidetud. Aplaus oli ka. Ta alati enne kontserti niisugune püksid täis. Kaameraga saaks altpoolt näidata siis. Millest see sõltub praegu, kas tuleb hea kontsert või ei tule? Publikust ainult, mitte minust. Ainult publikust. See on jumal, kuidas mind kritiseeritud. Mille eest sellise situatsioonis, nagu ma praegu on, mul on ükskõik. Peas, et inimene oleks. Et ta natuke naerataks, saad aru. Mul on väga raske seis praegu. Missugused naljad sul varuks on täna? Kõik, mida tahetakse. Ma olen kõigeks valmis. Tule idioot. Vaata, küüte, et kolleegid. Õige mõne.
Tartu. mis edasi? koju. Ei, no, Koju Tallinnasse magama koti peale. Nagu suuremalt mõelda. Suurem, ma ju rääkisin Eurovisioonile läheme 2 nädala pärast sõidab, 3 nädala pärast, ei, 3 nädala pärast. Anu ei saa aru. 3 nädala pärast. Ära reageeri üle. Anu ei saa nagu nii aru. Anu, ma rääkisin ennem väga hoolikalt. Nüüd hakkan balletti tegema. Nüüd on küsimusi, mis jääbki. Kas füüsis tuleb järgi? See on küsimus. Või tantsib ainult vaim. Ainult vaim. Saad aru? Ka nii võib olla.